Ameerika Ühendriigid ründasid Iraani maismaa juhtimiskeskust Bandar Abbasis ja purustasid Teherani režiimi peamise lootuse survestada Trumpi sõjalise surve ja diplomaatilise väljapressimisega järeleandmisi tegema. Neljapäeval 2026. aasta 28. mail lahkus sõnum läbirääkimiste laualt ja jõudis Iraani lõunaossa ühte Ameerika Ühendriikide jaoks Lähis-Idas kõige tundlikumasse piirkonda. Rünnak tabas islami revolutsioonilise kaardiväe droonide juhtimisega seotud rajatist pärast seda, kui Ameerika väed tuvastasid ohu oma sõduritele ja piirkonna laevaliiklusele. Donald Trump oli surve all kuulujuttude tõttu kokkuleppest, Iraani katsetest müüa võltsvõitu ning nõudmistest sanktsioonide, uraani ja Hormuzi väina kontrolli osas, kuid vastus oli teistsugune. Ei mingit kerget leevendust, ei halba kokkulepet, ei võimalust režiimil hingata, samal ajal kui nad relvastavad droone Ameerika Ühendriikide vastu. Miks Donald Trump ei taganenud? Kuidas see rünnak mängu muudab? Ma räägin sulle sellest kohe kõigest. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Kõige tugevam info tuli Reutersilt. Ameerika Ühendriikide sõjaväelased tulistasid alla 4 Iraani ründedrooni ja tabasid maapealset juhtimisjaama Bandar Abbasis, mis valmistus väidetavalt 5. drooni väljalaskmiseks. Ameerika ametnik kirjeldas seda tegevust kui kaitsvat ja piiranguteta, mille eesmärk oli kaitsta Ameerika Ühendriikide vägesid ja laevandust Hormuzi lähedal. Sihtmärk polnud sümboolne. See oli praktiline osa Iraani sõjamasinast, mida kasutati droonide juhtimiseks ja ohu suurendamiseks piirkonna laevadele ja vägedele. Bandar Abbas on režiimi jaoks keskne sadamalinn, sest see asub Iraani lõunaosas piirkonnas, mis on seotud revolutsioonilise kaardiväe mereväe kohalolekuga. Just sealt püüab Teheran näidata jõudu, kui tunneb, et kaotab läbirääkimistel positsiooni. Rünnak näitab, et Washington ei oodanud drooni lahkumist, et siis kahju pärast kahetseda. Valge Maja tegutses varem, tabades juhtimispunkti ja võttes režiimilt võimaluse muuta provokatsioon enda kasuks. Teheran püüdis reageerida propagandaga. Revolutsiooniline kaardivägi väitis, et sihtis baasi, mida kasutasid Ameerika väed pärast rünnakut Bandar Abbasi lähedal. Aga Iraani reaktsioon kinnitab samuti surve ulatust. Režiim soovis näida olukorda kontrollivat, kuid oli sunnitud tunnistama, et löök toimus nende enda territooriumil, tundliku sõjaväelise ala lähedal. Jõunarratiiv muutub nõrgaks, kui droonide juhtimiskeskus muutub sihtmärgiks ja režiim kiirustab saadud lööki õigustama. Rünnak toimus samal ajal, kui Teheran püüdis levitada ideed, et kokkulepe on peaaegu valmis. See on tuntud manööver. Režiim levitab uudistes erinevaid versioone, tekitab edasiliikumise tunnet, püüab Trumpi liitlasi hirmutada ja survestab Valget Maja halva lahendusega nõustuma. Aga Trump vastas korraga nii poliitilise kui ka sõjalise lausega. Ta ütles, et ei teinud kõiki neid samme selleks, et allkirjastada halb kokkulepe. Tegelikult andis ta märku, et ei vaheta tegelikku survet tühjade lubaduste vastu. Peamine kaotus Iraani jaoks seisneb tagasi lükatud nõudmistes. Teheran soovis sanktsioonide leevendamist, vahendite vabastamist, pikemat arutelu rikastatud uraani üle ja mingisugust mõju Hormuzi väina üle. Trump ütles ei. Ta ütles, et Iraan peab andma ära kõrgelt rikastatud uraani ilma selle eest mingit tasu saamata. Samuti lükkas ta tagasi mõtte, et Venemaa või Hiina võiksid selle materjali endale saada. Washingtoni jaoks ei lahenda uraani asukoha muutmine ohtu. See annaks režiimile vaid aega, diplomaatilist kaitset ja ettekäände poliitiliseks ellujäämiseks. Trumpi karmuse põhjendus on lihtne. Iraani režiim ei palunud ainult aega, see püüdis endale hingetõmbe aega osta. Leebemad sanktsioonid annaksid raha. Pikem tähtaeg võimaldaks ümberkorraldusi. Kontroll Hormuzi üle annaks ähvardusjõudu. Ja uraani saatmine teisele suurvõimule annaks rahvusvahelise katte. Trump sai sellest paketist aru ja blokeeris iga osa. Bandar Abbasis rünnatud baas muutus selle sama poliitilise otsuse sõjaliseks küljeks. Interneti osaline taastamine Iraanis mõjutab samuti seda tõlgendust. Pärast kuid kestnud piiranguid hakkasid sõnumid ja videod taas aktiivsemalt levima, isegi järelevalve ja blokeeringute all. See ei ole režiimi lahkus, see on nõrgenemise märk. Liiga pikk katkestus halvab kaubanduse, suhtluse, teenused ja isegi kogu haldusmasina. Teheran soovis rahvast vaigistada ja oma väliskuvandit kontrollida.
kuid majanduslik ja sotsiaalne surve sundis režiimi piiratud, jälgitavale ja tsenseeritud avanemisele. See sisemine ebakindlus aitab selgitada, miks revolutsiooniline kaardivägi panustab välistele provokatsioonidele. Kui raha väärtus langeb, majandus takerdub ja rahvas hakkab taas omavahel suhtlema, püüab režiim tekitada välismaal hirmu, et kehtestada sisemiselt vaikus. Droonid, mereväeohud ja retoorika Ameerika Ühendriikide vastu toimivad suitsukattena. Aga strateegia muutub ohtlikuks, kui teisel pool ei ole Biden ega Obama. Trump ei pakkunud agressorile mingit tasu. Ta ründas agressiooniks kasutatud struktuuri. Iraani opositsioon ja diaspora suurendavad samuti survet. Iraanist väljaspool olevad kogukonnad jätkavad repressioonide paljastamist, nõuavad režiimi kukutamist ja toovad esile Teherani toetavate terroristide kohalolekut läänes. Teherani jaoks on see probleem, sest ametlik narratiiv ei jää enam piiride sisse. Iga avaldatud video, iga leviva süüdistuse ja iga väljaspoolt rääkiva iraanlasega kaotab režiimi maskjõudu. Poliitiliselt kõige raskem punkt on see, et Donald Trump lõikab iraanlaste lootust mitmel tasandil. Sõjalisel rindel lubab ta anda vastulööke ohuallikatega seotud sihtmärkide vastu. Majandusvallas hoiab ta sanktsioonid jõus. Tuumavallas ei aktsepteeri ta uraaniga seotud trikke. Merenduses ei lubada Hormuzi väina pantvangistamist. Diplomaatilisel tasandil ei kohtle ta vahendajaid kui otsustajaid. See lähenemine jätab Teherani ilma lihtsa võiduta, mida oma rahvale ja piirkondlikele liitlastele esitleda. Traditsiooniline meedia püüdis jätta mulje, et Trump on lähedal järeleandmisele. Viimaste tundide tegelikkus oli aga teistsugune. Trump kinnitas ka, et ta pole arutatud tingimustega veel rahul ja ei kavatse sanktsioone leevendada. Läbirääkimised võivad toimuda, kuid praegu käivad need surve all, mitte Iraani väljapressimise tingimustes. Režiim üritab endiselt kasutada oma piirkondlikke mõjutusvahendeid, et sundida järeleandmisi. Respolar. Teherani miilitsad ja liitlased on endiselt osa mängust, sest Iraan ei tegutse ainult oma ametliku armeega. Ta tegutseb võrkude ja laiali pillutud ähvarduste kaudu. Seetõttu survestab Trump ka Araabia riike, et need lähenevad Abrahami lepingutele ja jätavad Iraani mõjule vähem ruumi. Järgmine samm sõltub Teherani reaktsioonist. Kui revolutsiooniline kaardivägi jätkab droonide, piiratud rünnakute ja provokatsioonidega Hormuzi lähedal, on Ameerika Ühendriikidel põhjust uute sammude jaoks. Kui režiim taandub, peab ta leppima läbirääkimistega ilma soovitud preemiata. See on poliitiline lõks, mille lõi Trump. Iga eskalatsioon paljastab Iraani sõjalise haavatavuse ja iga taandumine näitab, et surve töötas. Banda Abbasest tabatud maapealsest juhtimisbaasist sai lihtsa pöörde sümbol. Mina olen Milson Alves Global ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid on videokirjelduses. Pane videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi rohkem seotud Milson Alvese kogukonnaga.